täna rääkisin Reinsaluga ja Reinsalu otsus oli selge. Minust saab uus Tallinna linnapea! Mina arvan, et geniaalne! Geniaalne lahendus, muidugi. No kui mitte mina, kes siis? Ma küsin. Kui mitte mina, kes siis? No vot. Nüüd tuleb see lihtsalt Keskerakonnale kuidagi maha müüa see mõte. Ja tehtud ongi. Käes on 5. november, volikogu istungid hakkavad kuskil 20. novembrist või novembri teisest poolest, keda poliitika kotib või huvitab, mis tähendab seda, et arvestage, et esimene palk tuleb tõenäoliselt siis kas detsembris või jaanuaris, mis tähendab omakorda seda, et detsembris või jaanuaris, nagu lubatud sai, eks ole, ikkagi linnapea ja tulevane peaminister ikkagi, ja no muidugi ka tulevane president peab oma sõna ja esimene palk läheb mille alla? Väga õige. CS-i kastide alla, nii nagu lubatud sai. Ja seda me teeme ka. Nii et ei pea muretsema, ma ei ole seda unustanud. Lihtsalt esimene palk pole veel tulnud ja siis kui tuleb, siis teeme ära. Eks ole? Mees sõnast, härga sarvist. Te mis tahad, aga EKRE-ga ära küll liituva. Ma olen öelnud seda igal pool intervjuudes ja kõik maal. Minu esimene valik on Isamaa. Ja põhjus väga lihtne. Kui ma otsustasin liituda Isamaaga, siis ma seda otsustasin. Mis iganes need põhjused ka kellegi arvates ei ole. Aina. Ma liitusin sellega ja ma jään sellel kindlaks. Ma ei saa hüpata nii sama üle. Seal peab olema väga suur probleem või põhjus, miks ma otsustan, et ma lähen ära. Aga niisama minust lahti ei saa. See otsus ei sünni sellest, et mina ei meeldi talle. Näiteks, et ma ei meeldi Lukasele. Perse mingu perse. Mul täiesti ükskõik. Ega tema ei ole minu valija. Teie olete. Aina. Et see, et mina talle ei meeldi või tema mulle ei meeldi, see on täiesti ebaoluline. Aga nüüd, kui ma näen, et ma ei saa seista iseenda ja teie huvide eest, siis see ongi probleem. Ja siis ma lähengi ära. See on tänane seis. Tõsi meeli. Et see on põhjus, miks ma ütlesin, et ma enne, kui ma üldse mingi fraktsiooni juttu hakkan nagu ajama, et kas ma liitun või ma ei liitu, ma ei saa seda otsust teha ju, kui ei ole koalitsioonilepet. Ja siis ma lähen siin ja et ilma, et ma loeks seda, siis see tähendaks ju seda, et ma lihtsalt lähen sinna fraktsiooni, ütlen, et just nii, ja siis vajutan neid nuppe, mis nemad tahavad. Aga ma ei ole nõus sellega. Ma pean ikkagi teadma ka, mida mul toodatakse. Palju üldse linna peal võimu on linna juhtimise üle või? No selles suhtes kõikidel esindusfiguuridel on ikkagi selgelt, vahet ei ole, kas me räägime ministritest, linnapeadest, ma ei tea, presidendist, neil kõigil on ikkagi omad nõunikud. Ehk siis nõunikud annavad neile informatsiooni, mille põhjal nemad otsuseid teevad. Aga nii-öelda suured otsused võetakse ju kollektiivselt ja seda tehaksegi Riigikogus koalitsioonis, hääletatakse poolt, siis võetaksegi vastu. Samamoodi volikogus. Kollektiivselt. Et suures pildis ikkagi, kui me räägime puhtalt sellest, et nad mõneti on ikkagi esindusfiguurid. Aga jah, nad on esindusfiguurid, aga neil on oma sõnaõigus ja see on suurem kui näiteks minusugusel lihtsal volikogu liikmel või suurem kui abilinnapea arvamus. Et see on loogiline, et igal asjal on oma hierarhia, et keegi on kõrgemal, keegi on madalamal, nagu kõige lihtsam selgitada meestele kui teile on see, et mõneti sarnaselt sellele, et nagu kaitseväesüsteem. Kes on veebel, kes on leitnant, noorem leitnant, vanem leitnant, kapten. Mõneti on see sarnane. Mis arvad sellest, et algsitaksi end üles poos? Mul teile küsiti mingid samad küsimust, aga ma ütlen ausalt, mul pole aimu ka, mis seal TikTokeritega toimub. Mina kuulsin üldse, eile mult küsiti ka seda, et algsitaksi oli proovinud ennast üles puua või midagi, aga keegi teine mul eile ütles midagi sellist, et keegi oli tal hoopis mingit nuga andnud või? Ja et nüüd ta on koomas ja et ta on nagu põhimõtteliselt nagu inglise keeles vegetable, on ju.
et ma ei tea, kas see vastab tõele, mul pole aimu ka, ma ei tea mitte midagi sellest, tõsimeeli, ma ei tea, ausalt. Alksi proovis ennast üles puua vannitoast dušikabiini külge vööga, naine leidis viimasel hetkel elustes, hakkas hingama, kuna tal oli hapniku puudus kaelavigastus, siis hoitakse kunstlikus koomas, aga suure tõenäosusega toimub. Kui toimub, siis juurikas. Ma ei tea sellest mitte midagi. Ma ei ole mingit uudist ka näinud, nii et ma ei tea, kas see on mingi rahva folkloor või see on nagu päris asi. Mina ei ole kuskilt nagu päris, et siukest asja lugenud. Ma tõesti ei tea. Nüüd tulebki aru saada, kus me ühiskonnana oleme, ütlen otse välja, perse kukkund ja mis on need järgmised sammud, mida me saame teha selleks, et minusugused tüübid, teiesugused tüübid saaksid nagu aru, et okei, see on fine, et me teeme lapsi. See on fine. Ma tahangi Eestis, et oleks jätkusuutlik, ma tahangi siin lapsi teha. See on positiivne, mitte negatiivne, et see ei ole ainult, et oi, siis mul ei ole raha, siis mul on kõik halvasti, siis ma ei saa oma kodu, siis ma ei saa et see ei ole halvad asjad, vaid et see pigem peaks olema positiivne, et kui ma teen lapsed, siis mis see tähendab? Kuidas mind ühiskonnas nii-öelda tõstetakse üles? Nagu tegelikult ongi, nagu see on tänane küsimus. Et kuidas me tekitame olukorra, kus nii naised kui mehed, kes on noorpered, saavad lapsi, et nemad tõsta üles. Kuidas me saame tekitada neile maksusoodustused või maksuvähendused, vahet ei ole näiteks tulumaksult. Samamoodi idee poolest, kuigi ma olen automaksu vastane, siis see mõte, et maksuvabastust või maksuvähendust teha laste pealt ideena ei ole halb. Läbi mõtlemata üleüldises pildis, aga siiski see mõte ei ole halb. Et kuidas neid tõsta pedestaalile nii-öelda? Ungaris makstakse iga lapse pealt tulumaksu vähem. Näiteks on ju, et sellised, see tuleb äärmiselt läbi mõelda ja see tuleb teha, seda tuleb populariseerida. Täpselt samamoodi nagu minu isiklik hinnang on see, et täna me peame populariseerima oskustöölisi. Me lihtsalt ühiskonnana jääme hätta vastasel juhul ja siis tekibki see, et meil võibki olla 60, 70, 80% kõrgharitud inimesi, aga meil ei ole selle massiga mitte midagi peale hakata, sellepärast et nad päriselt ei oskagi midagi teha. Päriselt ongi nii. Sa võid õppida ettevõtlust, sa võid õppida poliitikat, aga kui sa ei saa poliitikas hääli, siis sa ei saa poliitikuks. Kui sa õpid ettevõtlust, aga sul endal ei ole seda tungi ja tahet, sul ei ole seda mõtet, siis sinust ei saa ettevõtjat. No lihtsalt nii on. Sa võid olla see kotka uurija, aga kui Eestis elab ainult 2 kotkast, siis no sorry, aga sul ei ole väga midagi uurida. No, ja nii edasi. Et see ei ole lihtsalt jätkusuutlik, kui meil on 70, 60, 70% on kõrgharitud inimesed. See ei ole jätkusuutlik. Keegi peab tulema, panema asfalttee maha, keegi peab panema sulle torud koju, keegi peab elektrist midagi aru saama, keegi peab käima ja keevitama need sillad kokku, saad aru? See on ühiskonna baasväärtus, sellest hakkab ju ühiskond pihta. Noh, et need on need asjad, millega tuleb päriselt tegeleda. Ja see tegelemine peab hakkama pihta nüüd 27. aasta Riigikogu valimistest alates. Kui need valimised on ära, pannakse kokku reaalne plaan ja reaalne koalitsioon ja päriselt need peavad olema ühiskonna, need on täna nii olulised asjad. Ja kogu see mingisugune, ma ütlen otse välja, see roheenergia, see võib perse minna. Lõpetage ära see pask. Ja mis siis me pärast käime samamoodi mingi elektrikatkestustega, mingi naudime siin, oi sorry chat, ma ei saa täna striimi teha, sest mul ei ole Tartus elektrit. Sest mingid vennad kruttisid liiga palju mingeid ma ei tea, päiksepaneele siia kokku. No tule tali ausalt. Kuida on võimalik 21. sajandil? No see on ju nalina. Või ehitame mingid tuulikuid ja siis 60% ajast need tööta, sellepärast et on liiga suur tuul või on liiga väike tuul. No jälle, no kellele me teeme seda? Kellele? No see on minu meelest, sorry, aga halloona. Kellele me teeme seda? Sul on ju trippermees! Janusel on